Tere! Tervist! Täna oleme me tulnud Teaduspark Tehnopoli Küberneetika majja ja oleme siin külas koostöökunstikooli Belbin Eesti partneril ja meeskonnakoolitajal Mats Soomrel. Räägime me sellisel huvitaval teemal nagu Belbini meeskonnarollid. Mats, viimaste aastatega on sinu nimi ja Belbini metoodika kujunenud nagu praktiliselt sünonüümideks. Nii ma olen kuulnud, jah. Päris pikalt on tööd tehtud ka Belbiniga juba, nii et on mõjuma hakanud vaikselt. Okay. Väga hea, et siis oled sina ju õige mees me rääkima sellest, et mis see Belbini metoodika täpsemalt on? Belbini kui metoodika on üpris põhjalik ja sellest võib rääkida tunde, kui mitte päevi. Aga kui nüüd mõistena kokku võtta, siis me räägime Belbini ja meeskonnarollide puhul käitumiseelistuste analüüsist. Belbin kirjeldab, kuidas me loomupäraselt mõtleme, tegutseme, suhtleme, oma tugevused, oma nõrkused ja kindlasti just inimese enda vaates, üksikisiku vaates, kui ka meeskond kui tervik, kuidas inimene meeskonnaga sobitub ja milline meeskond olema peaks. Et selle kohta oli see hea selline kunstniku näide, et kui tiimi juht on nagu kunstnik, siis kuidas? Ja see kunstiteema on siin juba mitu aastat meil käigus olnud. Et kui hästi palju on räägitud teadusest ja juhtimisest, loomulikult ka seal on hästi palju õigust, aga me oleme viimasel ajal hakanud vaatama nii juhtimist kui koostööd nagu kunstivaldkond, sest me võime pähe õppida hästi palju mudeleid ja väga erinevaid tehnikaid, aga kunst ongi see, et kuidas neid erinevate inimestega kasutada. Ja teatud mõttes ongi meeskonnarollid kui värvipalett, mis on juhil kui kunstnikul kasutada, kuidas sobitada õigel hetkel õiget inimest õige tööga, kuidas meeskonda kui kombinatsioone värvides tasakaalus hoida. Kui näiteks kunstniku käest küsida, kuidas ta maalis selle suurepärase taevasinise ja imekena metsarohelise, siis küsides tema käest, millised värvid sa kokku segasid, ole hea milligrammi kaupa, siis ma usun, et ega ta vastust ei annagi täpselt ja nii on ka juhtimisega ja meeskonnaga. Ega me päris täpselt kõike ei saagi öelda, et nüüd on täpselt niimoodi, vaid me kombineerime. Aga samas meeskonna või Belbini meeskonnarollid annab meile võimaluse kuidagimoodi defineerida, et sinine on sinine. Et neid meeskonnarolle oli mitu? Neid meeskonnarolle on 9 ja see võlu ongi, et mitte 1 või 2 meeskonnarolli kirjeldaks inimest, vaid ikkagi kõik 9 rolli. Belbin on oluliselt mitmekülgsem kui siin kõrval olevad nii-öelda siis analoogsed küsimustikud ja mudelid, et me suudame kirjeldada ka inimese varjatud potentsiaali, sellist, mida võib-olla igapäevaselt me ei oskagi näha inimeses. Millised neist karakteritest siis sellised eredamad või huvitavamad on, et näiteks? No, tavaliselt on kõige eredamad kas need, kes on hästi silmapaistva või minu vaates pigem need inimesed, keda me iga kord ei pruugi kohe märgatagi, näiteks skeptikud on ühed hästi huvitavad inimesed. Naljaga pooleks võib öelda, et pilt on, aga häält ei ole. Ja tõepoolest nad on inimesed, kes ei pea suhtlemist just kõige olulisemaks, just mõtlemine on see, millega nemad hiilgavad, hästi analüütilised, hästi ratsionaalsed, lausa kriitilised võib öelda. Ja kuigi nad on väga tihti eitaval seisukohal, siis see ei ole mitte see, et nad on vastu millelegi, vaid see tähendab, et neil on liiga vähe informatsiooni olnud. Nad vajavad infot, fakte ja vajavad loogiliselt järelmõtlemise aega, aga nad on ka meeskonna ühed kõige parematest otsustajatest, naljalt nad ei eksi. Kui info olemas ja piisavalt aega. Ja kui sa hakkad seda tüüpi inimesi märkama, neid kaasama õigel moel, siis sa märkad, et sellest sama skeptikus on veel palju, mida me pole siiamaani märganud. Tegelikult me oleme kõik väga mitmekülgsed, väga huvitavad. Nii et mis siis sellele meeskonnale sellest metoodikast kasu võiks olla? Meeskonnale tervikuna just annabki teada, millised meie inimesed on oma tugevustega, mis on see varjatud potentsiaal. Ja tihti seletab ka lahti, miks on mingid konfliktid, segadused meeskonnas tekkinud. Belbini mõistes on oluline, et igas meeskonnas oleksid kõik meeskonnarollid olemas. Ja kuna meil on igal inimesel mitu meeskonnarolli sisemiselt, siis meil ei ole vaja ju 9 inimest. Hea meeskond on 4 inimest, hea tiim kui selline. Ja kindlasti just arusaamine inimesest kui sellisest indiviidina, inimene oma tugevuste nõrkustega ja kuidas ta sobitub kogu meeskonnaga ja mis siin salata ka juhtimisega. No väga hea, suured tänud, see oli päris hea ülevaade sellest, mis on Belbini meeskonnarollid ja kellel huvi siis meil on Belbini meeskonnarollide sünonüüm. Aitäh tulemast ja piisab, kui võtta Google, kirjutada sinna Belbin meeskonnarollid ja sealt tuleb päris palju kasulikku infot.